Tere tulemast Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja sellesse erisaatesse, kus räägime teadusteemadest ja seda kõike saabuva Regionaalhaigla teadusnädala puhul. Täna on minuga koos Kristina Isand ja Karl-Gunnar Isand ja saite õigesti aru, tegu on ühe ja sama pere liikmetega, kes on suutnud lühikese ajaga ära teha oma doktoritööd, samal ajal kasvatades 2 last ja saades isegi 1 kolmanda veel juurde. Ja täna ma siin olengi nendega eelkõige teie kõigi motiveerimiseks rohkem teadustööd tegema, sellepärast, et täna me saame aru, kuidas on seda võimalik teha kiire töö ja kiire eraelu kõrvalt. Nii, tere tulemast. Tere. Suur aitäh kutsumast. Enne kui ma jõuan teie teadustöö juurde, ma tahaks astuda sammu tagasi ja rääkida üldse sellest, kuidas teist arstid said. Millal te teadsite, Kristina? No mina tegelikult teadsin päris noorena juba, et ma tahaksin saada mitte arstiks, vaid endokrinoloogiks. Ja seal on perekondlikku põhjust, kuna minu ema on perearst, siis ma käisin retsepte tembeldamas ja iga kord, kui tuli keegi, kellel oli mingisugune hormonaalne haigus, siis ma ei jätnud järgi, ma kogu aeg küsisin ema käest, millega tegu on. Ja siis ema ütleski mulle, et need on igasugused hormoonidega kas siis vaegused või liigtalitlused seotud probleemid, et järsku on endokrinoloogia teema, mis sind huvitab. Aga elu läks edasi, ma lõpetasin kooli ära ja tegelikult ma läksin õppima esimesest aastat üldse proviisoriks. Kuna ma olin hästi aktiivne inimene, siis mind natuke ehmatas see teadmine, et ma peaks 6 aastat järjest otse välja öeldes tuupima. Ma kartsin, et mul kaob ära kõrvalt siuke hea, mõnus elu. Aga ja siis esimest aastat seda proviisorit õppides jäi nagu väheks ei läinud piisavalt süvitsi. Nii et selle tõttu ma tõesti praksides ka ikkagi ütlesin kogu aeg välja, et mind huvitavad hormoonid. See on üks asi, mis mind kannab. Ja jäidki endokrinoloogia peale algusest lõpuni? Ja, absoluutselt. Kui hormoonid huvitsid, kes vahepeal naiste haigustele ei mõelnud? Oli aeg, kus ma mõtlesin. Ma tahtsin mingi aeg saada günekoloogiliseks endokrinoloogiks ja siis mul oli selline mõte, et ma teen ära endokrinoloogia residentuuri ja sealt lähen günekoloogiasse. Aga siin nüüd tulebki see vahe, et tuleb siis teadus vahele. Selge. Ja jõuame selleni. Karl, kas sina tahtsid ka juba väiksest peast erakorraliseks kirurgiks saada? Absoluutselt mitte. Ma ikka mõtlesin kuni 12. klassi nagu kõige viimaste hetkedeni, et mina tegelikult läksin Tartu Ülikooli lahtiste uste päevadele mõttega, et kas midagi füüsikast või geneetikast või mingit sellist ikkagi nagu reaalkallakuga asja pigem õppima, aga sattusin niimoodi peaaegu pooljuhuslikult sinna arstiteaduskonda ka ja see oli lihtsalt muljetavaldav. Et loomulikult näidati meile kogu seda anatoomikumi ja seda, kuidas need esimese kursuse tudengid seal kadaveeridega toimetavad ja õpivad anatoomiat. Ja see oli mulle nagu väga muljetavaldav, et kuidas nüüd õppida, mis siis inimese kehas ikka, kuidas see kõik töötab ja kus mis on ja kuidas see kõik kokku toimib nagu üks siuke masin. Et see oli see hetk, kus ma tegelikult ära otsustasin ja et mul ei ole kedagi sugusest ja arstid, mina ei teadnud lapsepõlvest saati. ja samamoodi ma ei teadnud ka algusest peale, et mis eriala ma täpsemalt tahan. Et see samamoodi selgus tegelikult arstiteaduskonna nagu viimastel hetkedel. Mis sind tõmbas kirurgia poole? Mulle tegelikult pigem võib-olla ma nagu saan öelda, et kirurgia tundus väga huvitav nagu algusest peale, just samamoodi nagu ma seal anatoomikumis käisin, eks ole, anatoomiat õppimas ja kirurgia on sellega väga seotud, hästi pealiskaudselt vaadates. Aga mul oli kogu aeg siuke tunne, et kuidas nüüd mina ikka ja et ei tea, kas ma ikka sobiks kirurgiks.
ja 6. kursuse praktika ajal tegelikult, kui nagu saad ise selle asja juurde ja näed, et tegelikult see ei olegi nii nagu müstiline või sinna kirurgi elukutse juurde võib-olla käib teatud määral niisugust nagu müstifitseerimist ka ja võib-olla selle juurest võime jõuame pärast nagu sinna teadusesse pöördumises ka tagasi, et kui sa hakkad nagu ise sellega tegelema ja näed, et tegelikult on see nagu niisugune asi, mida tehakse ja mis on õpitav ja mis on tehtav, siis saad sellest nagu üle. Natukene on küll seda kuvandit, et et kirurgiks sa ikkagi oled sündinud, et sul peab olema see kuldne käsi ja right stuff ja et ma saan aru, sinu kogemus ei ole selline olnud. Just, et ma pigem nagu pelgasingi seda selle tõttu, et ma nagu mõtlesin, et selleks ikka peab olema nagu mingisugune ekstra, mingisugune superjoon, mis nii-öelda, et just nagu üldse, et peab olema sündinud ja ma nagu ei saanud nagu algul varem nagu ühtegi märki, et minust nagu seda midagi oleks, aga selle 6. kursuse praktika ajal tõestasin endale vastupidist. Erakorralised kirurgid, parandame, kui ma eksin, tulevad üldkirurgia residentuurist. Just. Üldkirurgia minu teada olevalt on üks väga keeruline residentuur oma koormuse poolest. Kuidas ta sulle tundus? Jah, see on 5 aastat, eks ole, pikk, hästi palju igasuguseid asju, mida läbida. Ja 2 esimest aastat on, eks ole, kõikidel ühesugune, siis minnakse süvitsi nagu oma eriala sisse, ehk siis nagu üldkirurgiasse täpsemalt, aga seal on ju ka väga palju erinevaid asju, et ma töötasin ju pikalt, eks ole, erakorralises kirurgias, aga nüüd ma olen hoopiski plaanilises kirurgias, tegelen rohkem kilpnäärmega, mõnel määral ka songadega. Et selles mõttes see on tõesti hästi lai eriala. Aga 5 aastat sisustub nii-öelda väga kergesti ära, lihtsalt väga nagu erinevalt residentidele, et vähemasti minu ajal oli see niimoodi, et see nagu, mis sa sellest residentuurist saad, oleneb ikka sinust endast, et kui sa võid ka läbida selle niimoodi, et sa suurt midagi ei tee. Just. Kuidas endokrinoloogiaga on? Võib ka läbida nii, et suurt midagi ei tee? Kuna meil on nii väike eriala, siis ma ütleks küll, et iga meie resident on väga hästi kureeritud. Et ei, me ikka peame korralikult tegema, aga meil on hästi tublid residendid, et kõik võtavad oma eriala kirega. Et põhimõtteliselt võib-olla on võimalik niimoodi lihtsalt läbi ujuda see residentuur, aga meil ei ole olnud sellist residenti. Ja kuidas sinul kujunes, kas sul tekkis ka mingisugune oma fookusvaldkond juba residentuuri ajal või tuli see hiljem? Tegelikult küll, jaa. See oli minu residentuuri 3. aasta, meie residentuur kokku on 4 aastat. Ja see oli 3. aasta, kui me läksime Oxfordi ja sealt tekkis minu huvi hüpofüüsihaiguste vastu. Enne seda niukest suurt fookust ei olnud. Ma ei ole kunagi olnud väga suur diabeedi armastaja, mis on nii-öelda endokrinoloogias annab kõige suurema patsientide mahu. Aga muidugi ma tegelen ka sellega, aga jah, sealt Oxfordi ajast on see armastus selle pisikese hüpofüüsi vastu ainult kasvanud. See niimoodi nii muuseas mainisid, et kui me läksime Oxfordi, nüüd igaüks niimoodi niisama Oxfordi ei lähe, et äkki räägite natukene sellest, et teil on tõepoolest ju arvestatavad seosed Oxfordiga olemas, et doktorikraadi küll kaitsesite Tartu Ülikoolis, samas sinu kaasjuhendaja sinu doktorantuuris oli Oxfordist ning Karl on teinud ka fellowshipi Oxfordis ja samamoodi ka Oxfordi teaduritega avaldanud artikleid, et kus tekkisid teil seosed selle ühe maailma juhtiva ülikooliga? No sul tekkis esimesena see on nii huvitav lugu ja sellest võiks rääkida liiga pikalt. Ma isegi ei proovi seda lühidalt rääkida, sest et see on minu meelest imeilus lugu. Minu jaoks saab kõik alguse hetkest, kui meie väikesem laps on alla 2-aastane ja ma lähen Riiga akromegaalia sellisele masterclassile või siuksele suurele kursusele, kus mul oli haigusjuhu ettekanne. Ja seal pärast minu haigusjuhu ettekannet tuleb minuga rääkima professor John Wass, kes siis pärast on minu nii-öelda doktorantuuri üks juhendajatest. Ja ütleb, et väga hästi läks, et tule Oxfordi. Tule aastaks Oxfordi ja vaata, kuidas me siin teeme ja kuidas me toimetame.
Minuga kaasas Riias oli ka meie PERH-i ülemarst doktor Anu Ambus, kes ütles, et Kristjan, ma läheks otse sinna Oxfordi. No ma otsustasin, ma tulen ikkagi koju tagasi ja arutan perega seda minekut, aga siis tuli välja, et meil on teine tibu tulemas. Nii et ma ei läinud. Ja siis läheb mööda, ma arvan, umbes aastakene, kui sina, Karl, läksid ühele Euroopa üritusele. Ja see oli siis ma olingi erakorralises kirurgias ja see oligi erakorralise kirurgia teemaline ka siuke workshop või masterclass, kus üle Euroopa tulid siis inimesed kokku. Ja seal üks neist juhendajatest oli ka juhuslikult Oxfordist erakorralise kirurgia osakonnast selle osakonna juhataja. Ja samamoodi ju ma siis näitasin ka nagu aktiivsust üles seal nii-öelda küsimusi esitades, aruteludes osaledes ja õhtusöögil samamoodi kutsuti lihtsalt, et tule Oxfordi, tule meile tööle aastaks. Ja siis ma mõtlesin, et Oxford, see oli ju see, kuhu sind kutsuti. et algul see tundus täitsa võimatu, aga siis, kui sind kutsuti. Ei no jah, siis... Ei, reaalsuses tegelikult oli see, et siis see jõudis meie teadvustesse, et see tundub liiga suur amps, mida läbi ampsata, aga meil oli 2 last olemas selleks ajaks, me teadsime, et ilma nendeta me kuskile minna ei taha, aga teisest küljest, miks mitte? Et ega lapsed ei ole ju takistus, et minna, ja siis me hakkasime tegelikult vaikselt ikkagi nagu ajama ja uurima neid võimalusi. Esiteks, kas mina saan teha oma endokrinoloogia residentuuri justkui edasi, aga võttes Oxfordi endale siis baasiks on ju. Ja kuidas sinul, Karl, eks ju, kui tööga on, et sa saaksid olla reaalselt aasta aega eemal? No just, et aasta aega eemal olla on nagu tööandjale tõenäoliselt päris sõkkane. See ei ole võib-olla iseenesest mõistetav, et lastakse minna, eks ole. Sinu tööandja Peep Talving, kuidas ta suhtus sellesse? Tema oli väga toetav selles osas ja tegelikult siis koos tollase kirurgia kliiniku juhatajaga ja me saime nii-öelda sai ka selles mõttes sellist finantsilist toetust, küll see oli nii-öelda seotud selle uuringuga, mis ma juba nii-öelda enne Oxfordi minekut käima lükkasin. Aga nii-öelda teisest küljest oli see ka nagu nii-öelda abiks, et sinna minna, sest et me tegelikult mõlemad ehmatasime üsna nagu ära, kui me nägime, et kuivõrd kallis see elu seal Oxfordis siis siiski on, et lapsi lasteaeda saata seal ei ole nagu samasugune nagu Eestis, aga lasteaia koha vähemasti sai? Lasteaia koha sai. Aga see oli eraldi lastehoid, nagu, mis oligi mõeldud siis Oxfordi ülikooli haigla töötajatele. Sinna kohad saime ja meie väikesem oli täpselt aastane, nii et tema oli veel kallim, lihtsalt nii-öelda baasinfoks. ja vanem laps sai ka kenasti koha sinna. Selles mõttes on nagu oluline, et me ju tegelikult ütleme, algul tundus see mõte nagu lihtsalt minna aastaks ära nii väikeste lastega hullumeelne ja siis nagu hakkas tulema järjest neid asju, siis me nagu vaatasime, et issand jumal, kui kallis see elamine seal on. Ja miinuspooli tuli nagu järjest kogu aeg juurde. Aga mingi osa vist oli see ka, et me olime juba saanud nagu nende inimestega, kes meid kutsusid sinna tasemel, et me olime nagu öelnud juba, et me lähme, et see ambitsioon minna. Minu meelest mingi aeg see oli meil nagu hobi, millega me tegelesime, et kuidas meil seal kõik olema saab ja kuidas me seal kõik ikkagi nagu mitte vaid ellu jääme, vaid nagu kirega võtame seda aastat ja toome. Meil mõlemal oli väga suur lootus, et me toome tagasi sealt midagi, mida me saame Eestis edasi teha nagu, et mitte ainult see, et me lähme oma silmaringi avardama ja näeme, kuidas suur keskus toimib, vaid et kuidas Eestis ka natukene teha, kas paremini või teistmoodi või... Sest see plaan algusest peale oli tegelikult nagu mitte nagu sinna minnagi, vaid minna sinna, saada sealt midagi ja siis see tagasi tuua. Aga kuidas teie kutsujad sellesse plaani suhtusid, et üritasid teid ka veenda kauemaks jääda? Ei, ka nende poolt oli see,
tööpakkumine küll nagu lõpuks tehti, aga ma algusest peale nii-öelda oli see selge, et ma lähen sinna selle eesmärgiga, et tagasi tulla ja sul samamoodi vist. Jah, Oxfordis minul oli ka samamoodi, et see oli nagu siuke aastane nagu programm, küll aga mina töötan Oxfordi ülikooli haiglas siiamaani, et kuna mul on oma nii-öelda uuringud, mis käivad, mind klinitsistina sinna ei ole tagasi kutsutud, mind on kutsutud teise Inglismaa linna, aga see ei ole kodu. Aga läksite sinna mõttega, et tahaks tuua Eestisse midagi olulist tagasi. Mis, võib-olla saate mõned näited tuua, et mis siis oli see, mis teile Oxfordis silma jäi, mida te olete nüüd tahtnud Eestis ka teistmoodi teha? Minu puhul, ütleme, ma enne mainisin, et mul sinna minnes nii-öelda Eestis ka käivitus üks uuring, mis tegelikult oligi inspireeritud sellest Oxfordi praktikast ja neil tehtud nagu audititest, kus siis üritati nagu sellise spetsiaalse nii-öelda ennetusmeetmete kimbu abil vähendada haavainfektsioonide teket, mis on erakorralises kirurgias nagu äärmiselt tõsine teema. See risk seal saada haavainfektsioone on väga suur. Ja nemad olid näidanud, et nad oma selle kimbuga nagu oluliselt vähendasid haavainfektsioone, kus juures seal kimbus oli mitmeid siukseid samme või etappe, mis võib-olla ei olnud meil sellel ajal üldse tavapraktika ja mis on parem viis nii-öelda vaadata, et kas see tegelikult ka töötab, kui tehagi üks kliiniline uuring, nii et ma nende eeskujul nii-öelda käivitasin siin PERHis selle uuringu, mille ma viisin hiljem siin lõpule. See oli ka meie selle aasta publikatsioonipreemia pälvinud artikkel selle kohta, kuidas siis Safety Bundle on vähendanud haavainfektsioone, nii et oledki reaalselt praktikasse juurutanud selle meil. Just. Ja. Kas nüüd pärast uuringu avaldamist on see püsinud ka praktikas? Sellega on nii-öelda olnud mõningaid eriarvamusi ja osasid neid selle nii-öelda kimbu samme nagu praegu seal erakorralises kirurgias teatud operatsioonide puhul ei rakendata. Küll aga mina olen selle nii-öelda sõnumi enda jaoks võtnud nagu väga selgelt ka üle minu praegusesse töösse, näiteks onkokirurgiasse, kus samamoodi haavainfektsioonidel on väga selline, need ei ole nii sagedased võib-olla kui erakorralises kirurgias, aga neil on siis väga palju tõsisemad tagajärjed, kui need tekivad ja selle tõttu see ennetamine on seal jällegi väga erilise koha peal. Onkokirurgiasse ma olen kindlasti selle võtnud, samamoodi meie kolorektaalkirurgid kasutavad seda sama, nii et see on nii-öelda rakendunud küll. Kõht mõju on saavutatud. Kuidas sinuga, Kristina, mis sa oled tahtnud tuua Eestisse? Ma olen päris mitmeid asju tegelikult suutnud tuua tagasi, mida ma olen tahtnud tuua. Asi, mis mind Oxfordis võib-olla kõige enam positiivses mõttes nagu üllatas, oli patsiendi teekond. Oxfordis käib kõik protokolli järgi, haige liigub täpselt oma sektsioonides ja ütleme, isegi sellised baasdiagnoosid käivad läbi multidistsiplinaarse tiimi. Ehk siis erineva eriala arstid kinnitavad ära, et jah, see ravimeetod, mis me valime, on õige meetod. Et kord nädalas nii-öelda saadakse kokku, arutatakse need läbi ja ma päriselt arvan, et see annab parema ravikvaliteedi. Ja teine asi, mis ma sealt nägin, oli kõiksugused registrid. Euroopa hüpofüüsiregister, antidüreetilise hormooni register. Eestis me ei olnud neid haigeid üldse kandnud kuskile registritesse, aga nüüd need haiged kenasti ilusti liiguvad neisse registritesse. Ja ma ei tea, kas võib-olla ma olin ka nagu liiga noor, et ma ei olnud endokrinoloogias teadustööd üldse näinud, aga seda, et teha teadustööd teemal, mis ei ole diabeet, ei olnud ma Eestis näinud, aga seal ma nägin, et nad kas või oma tulemusi auditeerivad, publitseerivad, suhtlevad erinevate keskustega, et kõik on selles mõttes võimalik. Te nüüd mõlemad kaitsesite möödunud aastal oma doktorikraadid.
Kust see teekond alguse sai? Ma kuulen, et kas saigi siis Oxfordist sinu jaoks see teekond alguse, et just keskenduda hüpofüüsile? See meil jah mõlemal nii-öelda, et alustada doktorantuuri ja see mõte tekibki Oxfordis. Mina olin rohkem Oxfordis võib-olla suunitlusega sellisele nagu teadustöö poolele, et ma siis disainisin oma esimest prospektiivset uuringut. Küll aga Karl on see, kes esimesena helistab ja teavitab, et tal on uudiseid, et ta käis täna jooksmas ja ta arvas, et ta astub nüüd doktorantuuri. Kusjuures ma pean tunnistama, et minu arust esimene lause, mis ma sulle ütlesin, oli see, et oota, et kui keegi, siis mina. Me mõlemad ei saa väikse pere kõrvalt. Nii see oli jah, et mul tekkis mõte, seesama hapruse teema, millest me võib-olla räägime, et patsiendi haprus ja kuidas see mõjutab ravitulemusi ja nii-öelda just erakorralises kirurgias, kus on kasutusel erinevaid selliseid kalkulaatoreid riski hindamiseks ja kus see riski kalkuleerimine on tegelikult väga oluline. Et jah, ühel kevadpäeval sükst peale tööd jooksutiirul tuligi mõte, aga miks mitte doktorantuuri, et hakatagi uurima seda teemat, mul on nagu mõte olemas. Aga me kumbki tegelikult me ei surunud teineteist alla, see oli algusest peale väga äge seiklus koos. Isegi ma mäletan neid doktorantuuri paberite ettevalmistamisi, neid sisseastumise Teamsi kõne, mida me tegime. Sisseastumist Teamsi kõne? See sisseastumise nii-öelda, mis on sisseastumiskatsed või see nagu... See on niisugune vestlus nagu doktorantuuri komisjoniga, eks ju. Et oled oma nagu kavandi ära saatnud, millest sa tahad oma doktoritööd teha ja siis ega sellega sa kohe ei saa doktorantuuri, siis sa vestled komisjoniga. Meie olime siis Oxfordis veel nii, et me siis pidime seda tegema läbi Teamsi. Kuna lastest keegi oli haigeks jäänud, siis Karl seadis meile sellise nagu... niisuguse kohakese magamistuppa, kus oli tool, siin raamatute peal oli siis läpakas, oli mitme lukuga, oli kinni pandud kõik, et teha seda ilusat intervjuud, aga naljakal kombel me olime ju järjest, kuna meie perekonna nimed olid järjest. Sa tuled siit toast välja, ma lähen sinna. et ega see koos tegemine kindlalt kannustas meid mõlemaid tagant, et kui emb-kumb publitseeris mingi artikli ära, siis loomulikult me tähistasime, me olime üliõnnelikud, et üks sai artikli tehtud, aga see, kes ei saanud, sellele hakkas närima, et peaks nüüd saama ikkagi ära publitseerida. Et seda mõtet et me nüüd tahaksime nii lähestikku kaitsta, meil ei olnud niimoodi, aga minu meelest kogu õppe jooksul meil oli siuke elu terve, heas mõttes teineteise nügimine nagu, et marss nüüd püsti ja hakkame tegema ja hästi vastik on nagu teisel ka nagu kui lapsed saavad magama ära ja tahaks nagu juba nautima hakata, siis kui teine võtab läpaka lahti ja hakkab jälle kirjutama, sa võtad ka, on ju. Et ma arvan, et võib-olla see on olnud mõneti meie edu võti, et me tegime seda koos. Te tõmbasite üksteist üles? Pigem vist jah, ma arvaks. Jah, absoluutselt. Sel ajal, kui te doktorantuuris olite, tegite nominaalajaga 4 aastat ja eks siis te samal ajal, kui töötasite? Jah. Et ainult doktoritöö kirjutamiseks võtsite natukene aega vabaks, aga üldiselt te ju tegite aktiivset tööd samal ajal. Ja me töötasime ikkagi täiskohaga. Ja kasvatasite 2 last ja 3. tegelikult tuli ka selle aja jooksul, eks ju, ära. Kuidas te suutsite seda kõike omavahel integreerida? Kust te selle aja leidsite, et oligi siis, et selle asemel, et õhtul telekat vaadata, hakkasite doktoritööd kirjutama või kust see integratsioon teie jaoks tuli? See oli ikkagi kuidagi väga kuidagi loomulikult tekkiv, välja arvatud see mõte, et saada 3, et see tuli reaalselt niimoodi, et ma tegin ühte hüpofüüsi kursust Eestis ja siis minu väga hea kolleeg Londonist küsis, et kas ma ka kunagi mõtleks 3 saada. Ma ütlesin, et ei, et ma tunnen, et ma olen erialal praegu, et mul läheb hästi, et mul ei ole aega, et saada 3. Ja siis ta ütles, et tead, Kristina, et kui üldse 3, siis kohe praegu ja vaata, selle taha midagi ei jää.
siis ma palusin Karliga väikest hetke, et rääkida. Karl teavitas ei ja 2 nädala pärast ta sai aru, et teist võimalust ei ole, et ikkagi tahaks 3. ka. Aga 3. meil kuidagi tõesti ta ei ole teinud nagu elu raskemaks ja doktorantuuri poolt minu meelest ka. Kuidas üldse selline asi saab toimida, on see, kui sul on väga hea tugivõrgustik. Et meil on endal selles mõttes väga hea koostöö Karliga, et meil on väga armas perekond, meil on terved lapsed, kes on koostööaltid. Meil hästi sobib omavahel ka nagu jagamine. Laste jagamine, et kes viib ühte, kes toimetab mõnda teist asja. Meil on Karli ema, kes on fantastiline naine ja kes aitab mitte sellepärast, et me lähme küsime, et kas sa palun saaksid meil appi tulla, vaid ta ikkagi suhteliselt tihti ise helistab, et kas ma võiksin paluda aega lastega, et natuke nendega koos olla. Et sellist abi ikkagi peab olema, et ma ilma ei kujutaks, et minu enda vanemad on Tartus, nemad aitavad ka, aga sellised, ütleme, siuksed hommikused või õhtused asjad või kui nüüd keegi laps jääb öösel haigeks ja on vaja ära lennata kuskile konverentsile või lihtsalt on polikapäev, siis on ikkagi Karli ema on see, kes tuleb ja päästab päeva. Nii see on jah. Et eks see abi on tõesti olnud eriti kuna me mõlemad koos tegime, eks ole, see ikka oli neid hetki küll, kus nagu muidu ei oleks saanud sellise tugisüsteemita kas või Tartus ainetel käimine. Jah, selle väikese Sandra kõrvalt oli ikkagi keeruline. Kus nõuti kohal käimist ikkagi, siis neid ei oleks teisiti saanud nagu nii väikse lapse kõrvalt. Palju seal oli sellist kohal käimise vajadust? Õnneks vähe. Aga esimestel aastatel ikkagi oli, et seal need viimased 2 aastat oli nagu vähem ja siis kuidagi sai rohkem teha ka läbi interneti. Et me tegime lihtsalt esimese 2 aastaga kõik ained ära. aga seal olid nagu mõned, ütleme nii, et pigem ma ütleks nii, et suurem osa aineid sai teha nagu nii-öelda Teamsi vahendusel kaugõppena, iseseisvat tööd, loomulikult doktorantuuris on hästi palju. Aga mõned ained olid siuksed, kus millegipärast nõuti ikkagi seda, et kindlasti peab kohale tulema, et siis me sõitsime sõna otseses mõttes läbi lume ja tormi sinna kohale. Paradoksaalsel kombel COVID-periood võis aidata teid. Jah, ma tegelikult selles mõttes olen täitsa nõus, et sellega seoses tekkis see võimalus nagu inimesed nägid, et on ka võimalik nagu kaugtööna, nii-öelda kaugõppena saada samasuguseid tulemusi. Kuidas te sobitus teie igapäevatööga? Et te igapäevaselt ka ikkagi võtsite patsiente vastu ja olid opitoas, et kuidas teadustöö tegemine sinna sisse mahtus või oli see alati tööpäeva lõpu järgsene teema? Mina olin selles mõttes, mina töötasin siis erakorralises kirurgias ja seal oli võimalik mõne võrra nagu sättida seda, et millal valves ja millal nii-öelda vaba päev, sest pikad valved annavad vabu päevi, eks ole. Ja see nagu natukene aitas. Suht palju ikka tuli peale tööd nagu õhtupoole ka teha. Sina olid? Ikka selles mõttes me tegime väga palju pärast tööd, aga minul oli küll tööandja oli hästi vastutulelik, et nagu ma kohe tajusin, kuidas mu tööandja tahab, et mul läheks hästi ja ma kaitseksin oma kraadi ära, et kui mul olid oma päevased asjad tehtud, siis keegi ei pahandanud minuga, kui ma hakkasin kirjutama oma artikleid või hakkasin oma andmeanalüüsiga tegelema. Ja, see on täitsa tõsi ka minu puhul, et tööandja selles mõttes oli nagu hästi toetav selles osas. Ja lisaks annab ju regionaalhaiglaga nagu reaalselt kliinilisest tööst vabastuse selleks, et kirjutada oma doktorantuuri nagu see raamatukene valmis. See on meeletult suur abi ja selle ajaga reaalselt kirjutab ära küll. Et kui sa ikkagi ennast kätte võtad, hakkad kirjutama, siis sa jõuad lõppu, et minu meelest see ei ole kõikides haiglates niimoodi, aga see oli fantastiline. See on võrdlemisi harva kasutatud, kusjuures, et tõepoolest on
võimalik siis 1 kuu ulatuses võtta ennast töölt vabaks, et tegeleda teadustööga, nagu näiteks doktoritöö kaitsmisega või doktoritöö kirjutamisega. Teie tõesti mõlemad kasutasite seda võimalust ja hea on kuulda, et päriselt siis ka kasu oli. Aga Karl, ma pean küsima, et sa ütlesid, et sul kogunes valvetega vabu päevu. Mina nüüd ei ole valvetes olnud, aga ma tean piisavalt inimesi, kes on valvetes olnud, et teada, et järgmine päev sa ei ole kõige värskem. Kuidas sa siiski siis oma valvejärgsel päeval leidsid selle energia? No ütleme öövalve järgsel päeval on ikkagi nagu teinekord päris raske leida, aga ütleme erakorralises kirurgias on ka need päevavalved on 12 tundi, eks ole, nädalavahetusel peab aeg-ajalt käima ja sealt koguneb nii-öelda ka siukseid päevi, mis ei ole siis nagu öövalve järgsed, et öövalve järgselt ma ka ei funktsioneeri väga hästi. Okei, nii et seda soovitust me ei anna, et öövalve järgselt tuleb kirjutada, vaid tuleb ikkagi leida see mõistlik aeg, kus mõistus on ka värske. Ja ma ei tea, saan võib-olla ei, ma arvan, et ma ikkagi artiklit ei suudaks kirjutada nagu pärast öövalvet, et pärast öövalvet ikkagi tundub mõistlik kas ennast välja magada või minna värskesse õhku ja taastuda. Kas te milleski pidite loobuma ka sel perioodil, kus te tegite oma doktoritööd, kasvatasite lapsi ja ka põhitööga töötasite arstina? Võib-olla ma ei tea mingitest vaba aja tegevustest või spordist või midagi sellist? Päris raske öelda, sest et ma arvan, et ma ei tundnud millestki oluliselt puudust. Kindlasti oli hetki, kus ma ütlesin sõpradele, et ma täna päriselt ei saa olla teiega piisavalt pikalt, sest et ma pean hommikul alustama koheselt oma kirjutamist. Aga meie elu Karliga kuidagi on selles mõttes, me tahame nii sarnaseid asju, et me vist tahamegi nagu seda aega perega, ja seda me saime küll piisavalt. Et me premeerisime ennast reisikesega Haapsallu, et neid meil küll kuidagi ära ei jäänud. Eks see põhivõti on tegelikult see planeerimine, ma arvan. Võt seda mõtlesime küll doktorantuuri jooksul, kuidas absoluutselt jah, see pühapäeva lõunad olid meie jaoks nagu planeerimise hetked. Kõik nädal sai ära kaardistatud sinnamaani välja, kus on need nagu teadustöö tunnikesed, mis me kirjutame. Sest et seal on täpselt samamoodi, kui sul seal kalendermärkmikus seisab, et kella 8 kella 11 õhtul sa kirjutad, siis sa ei saa sinna seda linnukest taha panna, kui sa ei teinud seda. No selles mõttes jah, nagu konkreetseid asju või tegevusi, mis ära jäid, võib-olla ei oska välja tuua, aga sõpradega on nagu raske, et nemad planeerivad, et mis reedel teeks, läks välja kuhugi. Mul on umbes sul on juba nädalaga ette planeeritud kõik reeded, et selles mõttes jah, aga selle töö ära tegemiseks ja perega aja leidmiseks on ikkagi see planeerimine äärmiselt oluline. Ilma selleta ei saaks, et ma ei kujuta ette. Ma saan aru, et aeg teineteisele, aeg lastele, see ei olnud valemis. See oli kaitstud. Jah, absoluutselt. Seda me leidsime. Pigem siis sõbrad said eitava kutse. Said, aga ma pean tunnistama, et ka minu 2 sõpra on läinud doktorantuuri. Ma ei arva, et ma olen olnud nagu ainuke eeskuju neile, võib-olla Karl, kuna meil on ühised sõbrad ikkagi, et võib-olla on ka Karl olnud, aga tõepoolest inimesed leiavad tee doktorantuuri, nad näevad, et see on lahe asi ja see on käega katsutav lõpptulemus. See ei ole, kui mina näiteks astusin doktorantuuri, siis see tundus üle elu suur. Ma ei olnud kunagi kindel, kas ma reaalselt lõpetan või mitte. Aga ma mõtlesin, et kuna mul on juba uuringud käimas, järsku ma ikkagi nagu peaksin astuma. See ongi seesama, et enne doktorantuuri mulle tundus see tõesti nagu müstiline, et nagu mingisugune doktorikraad ja teadustöö ja et kuidas see kõik käib ja ei tea ju ja see tundub nagu niisugune nagu üle elu suurune, aga kui sa juba nagu kuskilt hakkad peale, siis sa näed, et see on tegelikult on nagu tehtav. Saad nagu hakkama sellega, kui tegeled. Ma tean, et see on nagu, kui sa kaugelt vaatad mägeda, paistab juba nagu üllatamatult suur, aga kui sa jõuad mäe jalamile, vaatad, siit läheb tee. Et on võimalik üles minna. Kas see doktorantide sõpruskond, mis teil kujunes ka kuidagi, tegite kuidagi koostööd ka selle doktorantuuri faasil enda sõpradega, kes samal ajal seda tegid? Pigem mitte, mina ütleks meil, kuna me olime ikkagi nagu Tallinnas ja meie kursus ei käinud nagu nii palju koos, siis seda ma küll ei saa öelda. See on selle COVIDi võib-olla niisugune nagu aruteene natukene,
et ma ei oska öelda, kui palju muidu need samal ajal doktorantuuris olevad inimesed nagu omavahel suhtlevad, koostööd teevad, aga jah, me selles mõttes natuke sellest jäime nagu kaugeks. Ma astun veel sammu tagasi, kui me rääkisime sellest, et see doktorantuur on nii-öelda nii suur asi, et sa isegi ei tea, kas sa kunagi lõppu jõuad, siis doktorantuuri astudes on ülioluline, et sul oleks väga hea juhendaja ja kaasjuhendajad. Sest et selle 4 aasta jooksul sul tekib hetki, kus ei tea täpselt, kuidas edasi, ei tea, kelle poole pöörduda oma küsimusega, sa ei pruugi oma tulemustest päris kindel olla, sa ei ole päris kindel, kuhu publitseerida, sa ei ole kindel, kas kaasata veel mingisugust keskust. Mind reaalselt minu juhendaja nagu nii kenasti aitas nendest väikestest küsimustest üle, ta nägi alati järgmist hetke. Me ei, mitte ilmtingimata ta ei öelnud, et siin on sinu doktorantuuri lõpp, sest et minu juhendaja John Wass ei ole nagu kunagi öelnud, et kaitsed doktorantuuri, siis on tehtud. Ta on kogu aeg arvanud, et see on üks osa inimese nagu teadusmaailma nii-öelda arenemisest. Aga ilma sellise tõesti nagu superjuhendajata oleks see olnud keeruline. Et minu Eesti-poolne juhendaja professor Vallo Polke täpselt samamoodi, et see juhendaja valik on hästi oluline. Aga sel teemal, mis nõuandeid teil on alustavatele või doktorantuuri huvilistele, et kus nad siis leiavad endale selle suurepärase juhendaja, kus nad teavad, et nad on leidnud suurepärase juhendaja? No esiteks, milline see inimene ise on, kas on nagu okei klapp selle inimesega ja nüüd võib-olla ei ole mina selles mõttes kõige parem inimene nõu andma, kuna mina uurin harvikhaigusi, siis on üsna selge, et Eestis ei pruugigi olla väga head, kas siis nii-öelda juhendajad või kaasjuhendajad. Ehk siis mina julgustaksin vaatama Eestist ka väljapoole endale nagu niimoodi, et meil on põhijuhendaja näiteks Eestis, aga meil on ka kaasjuhendaja keegi, kes on nagu väljaspool, kes teab paremini seda võrgustikku. Et lihtsalt natukene ette uurida. Ja oma juhendaja tegelikult leidsid akromegaalia konverentsilt, ma saan aru, nii et tuleb ennast ka näidata. Ja, absoluutselt tuleb käia, tuleb olla aktiivne, ega asju, mida uurida, teemasid, mida uurida on lõputult. Karl, räägi, kus sa oma juhendaja leidsid? No, mina leidsin professor Peep Talvingu, eks ole, tema oli minu põhijuhendaja, aga eks temal on samamoodi ka väga nagu lai see kontaktide võrgustik, et ta teab väga hästi, mis toimub selles teadusmaailmas, mis ajakirjad, kus kohas ise retsenseerib, ise juhendab doktoritöid, oponeerib neid, et selles mõttes ta on tõesti nagu väga suurte kogemustega selles osas, aga ega selle muud ei olegi, kui on vaja rohkem inimesi saada seda doktorantuuri läbima, siis on ka valik ka Eestis nagu suurem, et keda juhendajaks võtta. Ja siin on teemaks kuidas haprus, kuidas see valik sündis? No see on, kuidas ma ütlen, see sündis niimoodi, et tegelikult kus ma olen kuulnud või sellist kõnekäändu nagu kirurgias, et see patsient on nii kehv, et ta ei kannata isegi juukselõikust. Et niimoodi naljaga öeldes, eks ole, aga osad patsiendid tõesti on nii kehvad. Aga kuidas seda siis nagu, mis need siis defineerib, kuidas see, kust ma tean, et kes on nii kehv, keda ma ei peaks lõikama, kes võib-olla ise ei taha seda lõikust. Ja selle hapruse kontseptsiooniga ma puutusingi selle Oxfordis kokku, et seal reaalselt nagu tegeleti sellega, et määrati nende patsientide seda hapruse taset, sellest olenevalt tegeles nendega ka geriaater või kuidas nemad ütlevad, nagu vanurite arst, aga geriaater ja nende käsitlus nagu muutus sellest. Et nad võtsidki seda arvesse ja tõesti see mängis rolli nende igapäevatöös ja siis ma mõtlesin, et see ongi ju nagu see kuldvõti, mis ütleb meile, see on ju palju universaalsem ja tähtsam ükskõik millisest muust üksikust ühest näitajast, mis inimese kohta käib.
et ma ei tea, vanus või kaal või vererõhk või noh, need on kõik nagu, kõik on olulised, eks ole, aga see on nagu niisugune, see on nii universaalne, see on nagu nii noh, ütleme, kui ma saaks jah nagu võtta ühe näite, mille põhjal ma teen oma raviotsuseid, siis see võib-olla on nagu, ma arvan, et üks kõige tähtsamaid. Nüüd ma saan aru, et täna oma praktikas oled sa selle sisse viinud, et sa oma otsuseid langetad muuhulgas ka selle hapruskoori põhjal. Jah, ja see hapruskoor on natuke samamoodi. Meil alles nüüd nagu ülikoolis õpetatakse geriaatria tsükli raames, noh, ma olen ise õpetanud seda haprust seal, aga varasemalt see niisugune nii uus kontseptsioon, et see võib-olla tundub, tekitab natuke segadust, aga minu töös on see nagu nii nii-öelda loomulikult integreeritud minu nagu sinna töövoogu, et ma lihtsalt küsin mõned küsimused lisaks patsiendi käest ja selle põhjal nii-öelda suudan anda hinnangu sellele ja ma suudan ka patsiendile seletada ja tema lähedastele seletada, et võib-olla vaadake, et siin ta tegelikult nagu tema võib-olla sellest operatsioonist ei võidaks nii palju. Tema riskid on oluliselt suuremad, ta võib-olla teeme me talle palju rohkem kahju selle operatsiooniga. Vahel on see mulje, et arstid et patsiendid tahavad maksimaalselt palju ravi saada. Sina nõustad neid hapruse valdkonnas muuhulgas ka ravist loobuma, vähemasti operatiivsest ravist. Kuidas patsiendid suhtuvad sellesse? Kusjuures üllatavalt nagu hästi teinekord, et ma täpsustaks seda, et minu eesmärk kindlasti ei ole nagu veenda kedagi ravist loobuma. Vaid kaaluma riske. Aga just nimelt nagu kaaluma riske ja nagu tuua nendeni see reaalsus, et võt see ja see nii-öelda faktor on põhjus, miks ma arvan, et teie puhul see operatsioon oleks niivõrd kõrge riskiga, et teil näiteks, et teil on risk saada olulisi tüsistusi, teil on risk jääda võib-olla veel rohkem hapraks, kaotada oma iseseisvuses, et võib-olla te ei saa selle operatsiooni järgselt enam mitte kunagi kodus üksi elada, et see risk teie jaoks on olemas. Ja siis saab patsient ise selle otsuse nii-öelda vastu võtta ja kusjuures üllatavalt paljud patsiendid plaaniliste operatsioonide puhul vähemasti on nagu väga suure kergendusega, et issand, doktor, kas ma tõesti nagu ei pea tegema seda operatsiooni, et ma ise ka mõtlesin, et ma nii, et ei tahaks nagu kuidagi, et mul kardan, et ma ei lähe hästi ja ei ela üle ja nad on nagu kohe kergendatud ja selles mõttes üllatavalt hästi läheb see teine kohta. Kristina, sinu teemaks kujunes mittefunktsioneerivad hüpofüüsi adenoomid ja tegelikult käisid Cushingi sündroomi ja venoosseid trombembooliat, selline pikk nimekiri asju. Kuidas sa selleni jõudsid? Minu töö fookuses on siis venoossed trombembooliad Cushingi haigetel, mis on siis liigne kortisooli sekretsioon kehas. See mõte tulebki koostöös siis Oxfordi osakonna juhataja Barnab Halliga ja siis John Wassiga, kes oli tegelikult mõlemad on lõpuks minu kaasjuhendajad. Ja seal algas kõik retrospektiivsest, ehk siis nii-öelda andmete läbivaatamisest otsides, kas nendel patsientidel siis on rohkem venoosseid trombembooliaid või ei ole. Ja niimoodi see kõik edasi arenes, et sealt sai edasi liigutud siis Euroopa Cushingi registri peale, vaadatud siis kogu Euroopa Cushingi haigete nii-öelda andmed läbi. Ja minu 3. artikkel on tegelikult koostööprojekt üle 20 Inglismaa keskuse vahel, mis jälle väga kenasti demonstreerib seda, et kui on hea teadusvõrgustik, siis koostööd tehes me suudame publitseerida ilusaid, õigeid andmeid niimoodi, et kohordid on piisavalt suured. Et need nii-öelda see uuring, mida ma hakkasin Oxfordis tegema, mis pidi olema üks minu doktorantuuri uuringutest, see alles kestab Inglismaal, nii et ei jõudnudki minu doktoritöösse, ma jõudsin juba piisavalt palju ära publitseerida, et ära kaitsta. Ja kuidas see doktoritöö teema, see, mis oled uurinud, kuidas see on mõjutanud igapäevast kliinilist praktikat sinu ja kolleegide jaoks?
Mul on hästi läinud selles mõttes, et kuna see on kliiniliselt nii oluline teema, keegi ei taha endale trombi saada, ei siis kopsu ega jalga, on ju, siis oma doktorantuuris oleku ajal kirjutasin ma sellise asja nagu position statement on nagu selline nii-öelda arvamusvõtt koos eriala liidritega, sellise nagu konsensuspaberi Euroopa Endokrinoloogia Seltsi ajakirjas, kus ma siis andsin kindlad soovitused, kuidas anda tromboprofülaktikat, kellele seda täpselt anda. Ja see on täpselt see asi, mis muudab iga endokrinoloogi igapäevast käsitlust neile haigetele. Ja oled sa sellega näinud ka, et sinu kolleegide praktika Eestis oleks sellest muutunud? Ja ikka. Need reaalsed kasud on juba siin igapäevas kliinilisest tööst tajutavad. Aga kui te vaatate nüüd tagasi selle doktorantuurile ja mida see kogemus teile andsite, kas te tunnete, et see oli seda aega ja seda panust väärt? Kuidas see teid muutis? Muidugi see oli väärt seda. Et ega me elame ju elus selleks, et õppida uusi asju ja kasvada, et igal juhul 4 aastat teadustöös ja sellises teadusmaastikus seiklemist kasvatab inimest, õpetab teda isegi lugema teadusartikleid hoopis teise pilguga, julgema kahelda vahest tulemustes, mõtlema asjade üle, kus ei tea, kuidas edasi minna, et kas võiks reaalselt teha uuringu. See ei tundu enam nii, et kas võiks teha uuringu, võiks küll, aga mina küll ei tee. Et see tundubki nagu, et okei, et teeme siis, eks ju. Et kui ma saaks, ma teeks uuesti, aga õnneks doktorantuuri lõppemisega ei lõppe ju kõik, nii et... Aga jah, ma olen selles mõttes täiesti nõus, et kogu see nagu selles teadusmaailmas olemine juba paneb sind nagu niivõrd palju teistmoodi vaatama kogu seda tõenduspõhist meditsiini ja natukene sügavalt mõtlema ja kriitilisemalt mõtlema võib-olla mõnede asjade osas ja teisest küljest nagu tekitab ka sükast himu nagu saadagi nagu tõenduspõhisust oma tegevustele, et mitte lihtsalt see, et on alati nii tehtud, eks ole, nagu tihtipeale kahjuks meditsiinis kipub olema, et jäädakse nagu selliseste vanade tavade juurde, vaid et uurimagi kogu aeg lugema ja muutma oma praktikat sellest tulenevalt, et ka mitte, ütleme, kui sa kuuled kuskilt konverentsilt või loed ravijuhisest, et tegelikult peaks hoopis võib-olla natukene teistmoodi tegema seda asja, siis on üks asi, aga kas sa viid selle teadmisega nagu oma igapäeva praktikasse, kas sa võtad seda arvesse, et see on ka nagu selline julgus natukene, et kui sa oled nagu tunned, et sa oled piisavalt pädev seda asja nagu mõistma ja kogu seda kirjandust lugema ja analüüsima, et siis kindlasti annab nagu julgust juurde nagu oma praktikat ka muuta sellest. Ja mõjutada ka kolleegide praktikat tegelikult. Lisaks sellele, et Kristina, sul on doktorikraad ja sa töötad endokrinoloogina regionaalhaiglas, sa töötad endokrinoloogina ka Tartu Ülikooli kliinikumis, sa oled Tartu Ülikoolis ka lektor ja ka Oxfordis on sul töökoht ja lisaks sellele oled sa Eesti Kaaluravi Seltsi rajanud ja sa oled Eesti Endokrinoloogide Seltsi president. Miks sa teed neid asju? Ja kuidas sa teed neid asju? Ma arvan, et see on olnud nagu läbi saatuse, et kliinikum ja ülikool on kõige värskemad nii-öelda lisandujad siia maastikku ja see on pigem orienteeritud sellele, et ülikoolis töötades on mul võimalik teha oma teadustööd edasi. Olles seda öelnud, on ülioluline märkida, et tegelikult regionaalhaigla on ülihea baas ka teadustöö tegemiseks. Et meil on väga ilusti ära organiseeritud kõik, on päris head tuge inimeste näol, kes aitavad uuringuid ellu viia. Eesti Endokrinoloogia Seltsi juhtimine on vist lihtsalt selle jaoks, et seda eriala edasi viia ja rohkem liita meie endokrinoloogia seltsi
Euroopa seltsiga kokku, et meil oleks ühised patsiendimaterjalid, et meil oleks ühtne käsitlus. Minu koduhaigla on ikkagi regionaalhaigla, kus ma töötan täiskohaga ja kus mul on ambitsioon selles mõttes areneda ja viia edasi neid mõtteid, mis on juba alustatud ja neid teadusprojekte. Et kuidas ma seda kõike mahutan, see on mulle endalegi vahest müstiline, kuidas need kõik asjad tehtud saavad. Ma arvan, et see on vist kirega elamine. Rääkides sellest, mul tuli meelde, et sa oled ju ka residentuuri üldjuhendaja endokrinoloogias. Kas see on töö, mis võtab energiat või annab energiat? See on minu jaoks hästi uus. See on olnud mõni kuu, nii et hetkel kuna meil on väike eriala, meil on 5 residenti, siis hetkel ma alles kaardistan, kuidas meie residentuur korraldatud on ja kuidas saaks seda paremaks muuta, et meil on tegelikult väga ilus nii-öelda residentuuri kava ja see on selline asi, kus tahaks pakkuda residentidele võib-olla mõne võimaluse lisaks, aga mitte kindlasti midagi kohustuslikuks tehes. Karl, on sul ka mingid peidetud lisategevusi? Oled kusagil vabatahtlik või viid mõnda trenni läbi lastele koolis? Ei, ma kindlasti ei ole nagu nii paljude nagu projektidega nagu Kristjan on. Ütleme, ma olen, nagu me oleme rääkinud, siis erakorralisest kirurgist tulnud plaanilisse kirurgiasse nüüd peale doktorantuuri lõpetamist. Ma olen nagu eelkõige keskendunud nagu töös just sellele, et arendada ja edasi viia nii-öelda meil kilpnäärmekirurgiat, kas on ka kirurgiat, aga ma pean nii-öelda just seda kilpnäärme ja kõrvalkilpnäärmekirurgiat nagu enda selliseks põhiasjaks, mille vastu mul on rohkem nii-öelda kirge. Ja ütleme, seal on nagu ka päris palju arendada just seda, mis ma enne rääkisin, et nii-öelda kõik saaksid ühiselt aru, toetuksid samadele nii-öelda juhistele, asi oleks tõenduspõhine ja nii edasi. Nii et see on nagu minu põhivaldkond olnud, et mõned sellised väiksemad teadusprojektid on ka eelkõige siis laboriga seoses laboris nii-öelda samamoodi kilpnäärme diagnostikat parandada, uuringuid natuke juurde tekitada ja verifitseerida, et meie laboris oleks ka kasutatavad. Nii et sa elad oma seda tohutut arenduspotentsiaali oma põhitöö juures välja, arendades muu hulgas seda, kuidas ka diagnostikat läbi viiakse sinu valdkonnas. Ja lisaks me oleme ju nüüd suhteliselt lõpetamas koostöös ühte uuringut, mis meid Karliga on nagu mõneti töölisegi nagu sidunud, molekulaardiagnostiline kilpnäärme sõlmede uurimine. Ehk siis mitte see, et võtta Karlilt nagu lõikushaigeid ära, aga et nende sõlmede, kui on kilpnäärmes sõlmed, et kui me muidu läheksime lõikama neid sõlme ära, sest me ei tea, millega tegu on, siis kui me nüüd ühe molekulaardiagnostilise uuringu saaksime peale teha, siis me osad patsiendid saaksime jätta ilma lõikuseta. Ja see on meil olnud pigem siuke kahekesi juhitud uuring, mis just, ma arvan, et ma sain täna, Karl, selle kirja sinult, et meil on haiged koos. Haiged on koos ja on sisestatud. Kahekesi juhitud uuring, kelle nimi siis ettepoole läheb publikatsioonile? Kusjuures see ei ole, see vist ei kuulugi nagu... Ma ei usu, et me siin nagu regionaalhaigla eraldi meie kohordi nagu ära publitseeriksime. Aga see ongi, ütleme, eelkõige just selleks, et see, ütleme, labor saab sükseid uuringuid teha siis, kui ta on nagu verifitseerinud selle nagu meie süsteemis ja lihtsalt, et oleks seda uuringut võimalik üldse teha. Selleks me peame näitama, et see ka nii-öelda meil toimib. Ja kuidas on olnud koos teha teadustööd? Et siin olete nagu kõrvutinud teadustööd, aga nüüd on täitsa üks projekt. Väga lahe. Ma arvan, et varsti võtame midagi uut. Hea meelega. Selge. Mis teile energiat annab? Olete rääkinud jooksmisest, tööjärgsest kõndimisest, mis veel? Mina vist alustan nagu hommikul kohe energia kogumisega. Mina iga hommik käin kas jooksmas või ujumas ja siis on mul hea tuju kogu päevaks. Kus sa praegu ujumas käid? Nagu kusagil ujulas? Ja praegu ikkagi ujulas, kuigi ma olen ka seda taliujumist teinud, nii et nagu jääauku minna.
aga muidu energiat annavad lapsed. Karl ka, aga see aeg perega, olgu kellel missugune tuju on ja kes tahab millist kommi saada konkreetsel hetkel, aga see aeg perega on ikkagi ülitore, kui on laupäeva õhtu ja on aeg koos sauna minna ja pärast mida siis ahjust võtta mõni hea toit välja ja istuda sinna laua taha maha, siis elu on ilus. Jah, sama, ma olen täitsa nõus, et ikkagi nagu lõpuks on pere ja lapsed see, mis nii-öelda motiveerib ja kuhu see asi nii-öelda kõik nagu kinnitub. Sest nendega on lihtsalt nii lahe, meie lapsed on kõik, nad on nagu päikeselised, nende jaoks elu on nii naljakas kogu aeg ja olenemata sellest, et võib-olla nagu seal 6-aastase naljad, tegelikult ei ole naljakad, siis me kõik naerame nende naljade peale. Et nad on nii eluterved selles mõttes. Tema jaoks on juba see iseenesest on naljakas, kui naljakas see nende jaoks on, eks ole. Lapsed on teid inspireerinud, kas teie olete lapsi ka inspireerinud, et 6-aastane ja 8-aastane on juba vanemad, et umbes sellises eas, kus sina juba teadsid, et sa endokrinoloogiks saad, et kuidas siis lastel on, et tahavad ka juba arstideks ja teadlasteks saada või? Vist oskan karta, et see 8-aastane Karl Mattias, ta ikkagi mõtleb sellest ikkagi väga, väga iga õhtuselt vaadates anatoomia raamatuid. Küll aga, jah. Et nad on mõlemad ikkagi nagu sellised selge nagu reaalkallakuga sattunud meil või nii-öelda kujunenud meil, et mõlemad, üks juba käib reaalkoolis, teine sai just sinna sisse ja väga nii-öelda tublid lapsed ja tõesti nii-öelda püüame neid igati nagu toetada sellisel teel. Ma ei oska öelda, mis see 6-aastane mõtleb, kelleks ta saada tahab täpselt. Aga 8-aastane Karl Mattias väga tunneb huvi selle vastu, et mis seal inimese kehas ikkagi toimub ja on nagu päris hästi kursis sellega juba tänaseks. Aga tema puhul on natuke põnev see, et kas ta ütles üks päev, et ta tahab mingit robotkirurgiat või mingisugust natuke juba nagu teist levelit. Eks ta on selle maailmaga ka kursis. Teadusarenduskonverentsile, mis meil tuleb nüüd 9. aprillil, et seal on robotkirurgiast suisa ettekanne. Aga on teil üldse mahti sellele kõige lisaks tegeleda veel mingite hobidega? Mis teid maandavad? Mina aiandusega ei tegele, et ma füüsiline siuke enese liigutamine ja poistega koos igasugused aktiivsed tegevused. Aga seal kui mul on vaba aeg, siis ma panen jälle endokrinoloogia podcasti peale või kuulan või loen mingit teadusartiklit. Ja treeninguga tegelemiseks peab ikka ka aega leidma ja see on oluline. Vist ja pigem teeme mõlemad trenni. Kuivõrd mängib muusika teie elus veel mingit rolli? Ja ma selgitan oma küsimust, et kui ma seda intervjuud ette valmistan, siis mina enda üllatuseks avastasin, et ei ole ainult arstid ja teadlased, vaid ka täitsa arvestatavad artistid. Et Kristina on Ülenurme laulustuudios laulnud, mis on päris tuntud laulustuudio, Laura Põldvere, Anna-Liisa Uusma, palju tuntud nimesid sealt tulnud. Ja Karl Gunnar ilmselt teab, kuhu mina triivin, et Karl Gunnar mängis basskitarri üle Eesti kuulsust kogenud ansamblis Ursula. Et kuivõrd on muusikas teie elus veel selline roll? Muusika eelkõige me kuuleme vist seda sellist nagu Sandra ehk siis meie 2-aastase lapse muusikat. Meil on kodus klaver, meil on kodus kitarr, meil on kodus basskitarr. Mina aktiivselt ei laula enam ja Karl aktiivselt kitarri ei mängi küll, aga ma arvan, et umbes 1,5 aastat tagasi me arvasime, et me valmistame jõuluvanale nii-öelda ühe sellise laulukese siis ette. Aga meie muusika huvi oleme nüüd edasi kandnud nagu lastele tegelikult, et mõlemad poisid laulavad Estonia poistekooris. Ja me peame siis kuulama või tähendab, me naudime kuulamist, kui nemad oma nendeks kontserditeks harjutavad, siis meil on ka võimalus osta pileteid, et siis nad teleka ees esinevad meile ja me peame vaid siis maksma pileti raha. No ma väga loodan, et ikkagi selle ühisesinemise ükskord teete, et kui on ühispublikatsioon, siis ühisesinemine võiks ju ka. Aga ma ei välista. Jah.
Kuulge, doktorantuur kindlasti ei olnud teie karjääriteekonna viimane verstapost. Et lõpetuseks küsin, kuhu te edasi liigute? Mis järgmine tipp on, mida püüdma lähete? Minul ei olnud doktorantuur minu selles mõttes teadusest rääkides selle kõige lõpp, et kuna minu doktorantuuri raames, kui ma vaatasin neid venoosseid tromboembooliaid, siis ma nagu rääkisin, ma vaatasin retrospektiivselt, ma vaatasin nagu ajas tagasi minnes. Nüüd ma olen siis sellises uuringu disainimise järgust natuke edasi liikunud, ehk siis nüüd me teeme sellist üle-euroopalist pluss veel mõned natuke kaugemad riigid prospektiivset uuringut. Et siis vaadata nüüd puhtalt postoperatiivses perioodis, kui kaua anda tromboprofülaktikat, kas ainult see aeg, kui patsient on haiglas või 3 kuud. Et see on minu nagu teadustöö osas selline kõige suurem rahvusvaheline asi, mis hetkel disainimisel on ja mille üle ma olen nagu hästi uhke, sest et ma tõesti olen pikalt mõelnud, kuidas seda teha ja kuidas see on ambitsioonikas, aga ka kliiniliselt hästi oluline küsimus, millele vastus leida. Minu puhul ikkagi on see kliiniline töö jääb nagu esiplaanile. Sellega seoses ma lähen nüüd just järgmine kuu ehk aprillis sõidan tagasi Oxfordi. Et seekord siis mitte erakorralist kirurgiat, vaid just nimelt kilpnäärme kirurgiat. Ma ei ütleks, et nagu õppima, aga vaatama, kuidas seal asju tehakse ja kindlasti on sealt nii-öelda kontakte saada. Nagu rääkisime, see on hästi oluline näha, mis nad seal teevad, ideid saada võib-olla tulevaste teadustööde jaoks ja võib-olla ka nagu selliseid kaasteadlasi, kellega koos midagi uurida. Väga äge. Teiega on lust olnud rääkida. Aitäh teile avatuse eest, aitäh kõikide pingutuste eest, mis te olete teinud, et kliinilist maailma edasi viia ja ka järelkasvu treenida. Aitäh, et olete kuulanud Regionaalhaigla tervise pooltundi. Kui olete rohkem huvitatud sellest, mis on toimumas Regionaalhaigla teadusmaastikul, siis olete väga oodatud 8. mitte 9. nagu ma varem ütlesin, 8. aprillil Regionaalhaigla teadusarenduskonverentsile, mis toimub meie oma suures saalis ja sissepääs on täitsa tasuta. Nii et astuge aga läbi ja kuulete veel, mida ägedat teadusmaailmas toimub. Aitäh!